Yeah, she's a supergirl. Anu Saagimi podcast Hea tüdruk. Supergirls don't cry. Saadet juhib Piret Tali. Yeah, she's a supergirl. Meil läks koogi jagamiseks praegu. Meil läks koogi jagamiseks. Me praegu lugesime peaaegu pooleks. Ma saan aru, et sina saad 2 ja mina saan 3. Okei, sobib. Või teeme ühe pooleks või? Ei tea. Need on muidugi Anu suurepärased tassikoogid, mis on suurepärase retsepti järgi tehtud, mida saab vanalinnas käia limpsimas. Neid postiga ei saa saata. Ja seal on päris šampanja sees. Päriselt ka. Päriselt ka. Aga seal ei ole üldse mitte sees suhkrut. Just. Seal on kas toorkakao või tooršokolaad. Toorkakao. Ja just ja siis on seal peaaegu värsked maasikad sees ja siis naturaalne vahukoor ja põhimõtteliselt ma ei soovita tühja kõhu peale mitut süüa, sest šampanjat on nii palju, et minu arvates juba nagu selline kerge sära tuleb silmadesse, kui mitu tükki ära süüa. Ja miks seda šampanjat sinna nii palju sattus, sellepärast, et ma pitchisin alati, et kui ma ostan konjaki, toru või isegi tiramisu näiteks. Ma ei tea, mis on juhtunud. Järsku keegi meie vaatajatest oskab mulle soovitada, kus on Tallinna parim tiramisu, sest ma ju käin Sine polnud enam amarettot sisse. Jaa, nad ei pane üldse sisse, nad ei pane seda, üks ütles mulle, et laste pärast on ju. Ma ütlesin, kuulge, halloo. Mul oli poeg oli vist, ma ei mäleta, ma räägin jälle õudse loo. Controvento loomulikult meie lemmik ja siis nendest vanadest aegadest, kui see vana kontingent oli seal veel tööl, loomulikult sinna pandi amaretot ja mitte vähe. Ja me käisime seal söömas ikkagi üsna tihti spaghetti bolognese oli seal poja lemmik tiramisuga lõpetasime ja koju jõudsime siis vaeseks, seal oli alati kõht segamini, aga me ei saanud, see oli nii klassikaline, see oli nii hea. Nad lõpetasid ka minu meelest selle alkoholi panemise ja mitte üheski Tallinna kohas välja arvatud nüüd üks. Sa julged selle välja öelda? Ei, ma julgen selle välja öelda, aga ma kahtlustan, et alati, kui ma olen midagi kiitnud ja alati, kui ma käin avamistel või siis restoran või kohvik või lounge on lahti alles esimesi kuid ja tahetakse inimestele siis kuidagi muljet avaldada, siis tõesti pingutatakse ja tehakse imelised portsjonid ja imelised maitsed ja nüüd avati meil Crew Oisteria seal Viru tänav 8 siis, kus siis, oh my god, seal oli Jan ja Brigitta, meie uus kuumpaar. Jälle kuumpaar. Aga ja siis toodi õhtu lõpetuseks see õige klassikaline tiramisu, ta peab olema 4-kandiline, ta peab olema kohe, ta peab olema, seal peavad olema need fingers küpsised ja seal oli see amaretto sees ja ma lihtsalt võtsin ühe portsu ära, siis ma võtsin selle Elina Forni portsust natukene ja veel kellegi omast ja ta oli tõesti imeline, et ma nüüd hakkan seal käima, seda sööma ja siis vaatame, millal see amaretto sealt seest vaikselt ära haistub. Aga kas see on oht, et see juhtub ka sinu suurepäraste šampanjatari kookidega? Ei, seda ei ole veel praegu juhtunud. Seal täna ei olegi neid, on, vaatame, mis täna on peale kirjutatud. Sest, et ma käin kogu aeg neid testimas. Kassidel on pidu. Et väga šampanja kuna sa oled ise nagu see lakuvurr, kuna sa oled ise kõige suurem testija, siis nad ei saa ilmselt lasta alla seda. Ma lähen kohe kurjaks. Tiramisu tähendab ju tõsta mind üles, et seda antakse inimestele siis, kui neil on vaja toibuda, seal on nii palju kaloreid ja siis on ka nagu tõeliselt selline mõnus
peikad helistavad kõik need noored mehed järgemööda Instagramis. No, mis seal toimus, aga ma saan aru, et me tahame rääkida hoopis sellest, et lõpuks ometi on jõudnud meile kohale kõikehõlmav suvi ja ma saan aru, et sinu ihumeiker on saanud hakkama tõeliste horoskoobi õlidega ja teinud neid vähe sellest, et vähile, vaid ka lõvile. Lõpuks ometi on jõudnud kätte minu aeg. Wow. Ja me rääkisime eelmises saates, meil jäi vähk rääkimata, aga kuna vähja aeg siis on 21. juunist kuni 22. juulini, siis räägime täna vähjast ka, sest see on nagu kõige erilisem õli. Kõik need muud õlid on kuidagi sellised kollakad ja kuldsed ja siis üks ainukene õli on selline pisut mürgine. Kas see on nagu kuidagi taotluslik, sellepärast et ja siis meil kuidagi juhtus ka see, et nüüd on see vähja toetamise kampaania. Või vähivastane just vähja vastane jah, kampaania, sorry. Ja minu arvates on üldse rinnad väga ületähtsustatud. Et alati, kui need sulle juurde või külge kasvavad, ma saan aru, sina igatsesid terve elu, et sul oleksid suured rinnad ja sa panid omale implantaadid lõpuks ja nii edasi. Et mina olin pigem nagu šokeeritud, kui ma avastasin, et mul kasvavad rinnad ja ma ei saa enam puu otsa ronida, sest mina olin pigem nagu siuke positari tüüpi tüdruk, et oligi huvitav, et tulid meile sugulased külla ja ütlesid, küll on tore, 2 Eesti meest kasvab majas, vend vaatas toas marke ja mina olin poistega õues puu otsas. Aga siis mingil hetkel on sul rinnad ja siis sa pead nagu hakkama käituma naisena, kohutav. Ja, aga see on alati nii, et inimesed tahavad seda, mida neil ei ole. See, kellel on, see tahab vastupidist ja jällegi vastupidi. Kellel on krussis juuksed, see tahab sirgeid juukseid, kellel on sirgeid juuksed, see tahab lokis juukseid. Et see on absoluutselt kõikide asjadega. Kes tahab pikem olla, kes on pikk, see tahab lühem olla, lühike tahab pikk olla. Et sama rindadega ja mina tahan selle rinna asjale lisada võib-olla seda, et ma käin ka siis, kui kutsutakse sinna sõeluuringutele ja läksin aastaid tagasi, siis ma pean nüüd uuesti minema, just käisin perearsti juures ja ma käisin selle probleemiga, et ma käisin muidu ka oma verd ja kõik asju kontrollimas, aga ma ütlesin, et palun tehke mulle selline saatekiri, et ma ei saa nendesse tavalistesse bussidesse ja nendesse ma ei tea, mis need vastuvõtukohad on, et ma ei saa sinna minna, sest seal topitakse need rinnad naistel. Venitatakse kuidagi mingi pressi vahele, see on üsna õudne. Sellest ei räägi mitte keegi. Öeldakse, et see on nagu, minu meelest seda on ju aastaid ka räägitud, oi, et see on nii lihtne ja nii valutu ja nii normaalne protseduur. See ei ole sugugi seda. See on väga ebameeldiva vastik protseduur, täpselt nagu sa ütlesid. Venitatakse need rinnad sinna kuhugi mingite asjade vahele, litsutakse. Kõigepealt sedapidi ja siis külgepidi. Ja see on väga-väga ebameeldiv. Ma ei ole sellepärast aastaid käinud, et ma ei taha minna, ma ei taha, et mind litsutakse sinna. Ja nüüd ma tõesti perearstile ütlesin, jah, ma lähen, aga mul on üks soov, et mulle tohib teha ainult siis seda nii-öelda ultraeli, et mitte ei litsuta, et ma ei ole sellega nõus, aga ma päriselt ka soovitaks arstidele, et see on nagu ebaaus, et sellest peab rääkima, et see ei ole okei, see litsumine sinna. Mina ei tea, kas sinu puhul ka, et miks sellest ei räägita ausalt, et see on ebamugav protseduur. Kas nad kardavad siis, et enamus naisi ei lähe siis või? Aga see on valulik ja ebameeldiv protseduur, see ei ole. Jah, see on, et selles mõttes, ega günekoloogi juures käimine ka ei ole alati väga meeldiv. Ja selles mõttes, et aga samas, kui seda tehakse ka nagu mingis mõttes ju liinitööna, et sa oled seal sees 10 minutit ja küsitakse nagu mööda minnes, kas sul on mingeid probleeme, et see ei ole nagu meie probleem, et siin mingi sünnimärk on ja nii edasi. Aga kogu see asi, ma ei tea, jah, see võib-olla nagu ei ole tore, et ma ei tea, kas see oleks kuidagi teistmoodi. Soomes oled sa seal käinud, et kas seal nagu on suhtumine inimesse teistmoodi kui lihakehasse? Ei, sa pead alati minema erapraksisesse ehk eraarstide juurde, mitte midagi pole teha, et kui täna mulle ütleb keegi, et on hästi vajalik tööl käia, et saada tervisekindlustus, siis ma ütleks selle peale nahhui see tervisekindlustus, täiesti ausalt, et võtke ise endale see tervisekindlustus, makske ise natukene, kui teil on võimalik. No ma ei saa kõikide eest jällegi rääkida, aga need, kellel on võimalik ja minge eraarstide juurde, sest te näete, see on nagu öö ja päev ja tuleviku suhtes mina olen absoluutselt kindel, et inimesed hakake, USAs oli minu meelest täiesti normaalne, et ma ostan ise omale tervisekindlustuse ja maksan igakuiselt, ma ei mäleta, mis me maksime seal. See on ikka päris kallis. Ei ole
olnud, ei, kuumakse oli jumala okei. Ei olnud suur summa, see oli jagatud aasta peale ära, see oli täiesti talutav summa ja maksad seda väikest summat ja sa ise kindlustad ennast. Ma ju kindlustan oma kodu, ma kindlustan oma autot, ma kindlustan oma, ma ei tea. Eestis on minu arust ka seda arutatud, aga see ei ole kunagi kuhugi jõudnud. See tuleb, aga ma eeldan siis see, et see tähendab alati seda, kui mina maksan, siis mina tahan, et minuga käitutakse. Mitte nagu liinitööga, vaid siis käitutakse, leitakse see aeg ja käitutakse viisakalt. Et minul on tõesti perearstiga vedanud ja ta käitub minuga nagu inimesega. Aga see johtub kindlasti sellest, et ma olen Anu Saagim. Mitte midagi pole teha. Ma täiesti adun seda. Ma ei ole küll Anu Saagim, aga mulle ka väga mu perearst meeldib. Eriti mulle meeldib see, et tal on annet musta huumori peale, mis minu arvates tuleb meditsiinis ainult kasuks. Ja tal on pediaatra taust, et ma valisin ta siis, kui ma otsisin tegelikult sellist arsti, kes sobiks lastele ja asuks kesklinnas. Et ta kohe siin samas nurga taga ongi ja peab tunnistama, et mõnikord, kui ma ei suuda nende liinidest läbi murda, siis ma lihtsalt trambin kohale räägin, mida ma mõtlen. Imeline. Ühesõnaga, et sellised siis tervisenõuanded. Ja just, aga kui me oleme siin nagu siukeste vanemate lugupeetud daamidena täna jõudnud nagu terviseteemadeni, et ma saan aru, et sa oled ikkagi ka päris paras tervisefriik, et sa ikkagi nagu kontrollid ja jälgid ennast päris palju. Võiks rohkem. Et ma ei käi üle aasta on vist need igasugused teatud kontrollid on ju. Nüüd on lisandunud jämesoole kontroll, mis on ka regulaarne, eks ole, üle aasta ja vist hakkab tulema ka kopsu mingid, sest meil on avastatud järsku Eestis väga palju kopsu vähki. See oli üldse see vähi teema nagu nii tavaliseks muutunud selles mõttes, et ta on nagu diagnostika on paremaks läinud, ma arvan. Arvad, et vanasti oli ka sama palju, aga siis lihtsalt ei teatud, et sul on see siis. Ma arvan küll selles mõttes, et kokkuvõttes ju vanasti inimesed surid palju varasemas nooruses või varasemas vanuses ja nad surid ka palju piinarikkamalt. Ja arvestades seda, et mul olid küllalt vanad vanemad, minu arvates ma olen pool lapsepõlve veetnud matustel, mul sageli polnud õrna aimugi, kes need inimesed olid, aga kuna mind ei olnud kusagile jätta, siis ma seal viibisin ja siis ma mäletan, et väga põhjalikult arutati, et mida meditsiin selle inimese puhul valesti tegi, mida Pärnu haigla arstid valesti tegid ja see oli nagu siuke läbiv teema, et arutati nende haiguslugude üle, aga miks on inimestel nagu nii palju neid, mina kogu aeg ootan seda, et ma olen geenivaramu doonor ka, et lõpuks hakatakse ka uurima seda sinu geneetilist tausta, miks ma selleks doonoriks hakkasin, et meditsiin jõuaks ennetamiseni kiiremini kui siis diagnoosimiseni. Et võiks ju arvata, et midagi sellest kõik on olemas. Sina ju ka tahtsid geneetiliselt teada saada, kust sa pärit oled, eks ole? Ma ei ole jõudnud siiamaani seda testi ära teha. Ongi nii või? Ma saan aru, et see on praegu jube moes. Jaa, mulle sõbranna ka tellis selle ja ise tegi ära ja siis ma sõitsin minema. Tulin tagasi ja siis ma ei ole viitsinud seda teha ja siis ma ei ole ka nii nagu entusiastlik selle suhtes, et et kas ma saan nüüd teada. Tema oli küll nagu sa kuulsid pettunud pisut, sest ta lootis, et tal on Hispaania sugemeid selle, mida ta ise arvas. Mis siis juhtus? Soome, mis sealt veel tuli? Mingid väga sellist... Väga imelikku, Amazonast tuli. Amazonast. Kuidas saab ühel saarlasel mingi Amazonas sinna sisse sähvatada? Just, et ja mis see siis mulle annab nagu, et ma ei tea, ma saan teada, et mul on seal esivanemad kuskilt Inglismaalt või Itaaliast. Tema üks väike point oli muuseas see, et kui nüüd hästi palju üle maailma inimesed teevad neid geeniteste, on ju, ja siis oletame järsku seal Ameerikas ära surnud onul ei olegi pärijaid, siis järsku sealt kaudu. Ma võin talle saata kõik need kirjad edasi, mida sellist Ameerika onud saadavad alailma, et nad just surid ära ja neil on miljoneid pärandada. Just see selleks. Nii, ja siis meil on edasi lõvi, mis on siis 23. juuli kuni 22. august ja see on see kollane siis Dodici õli. Ja see on koos nende imeliste kividega ja kõikide muude selliste vidinatega. Just. Kuule, aga kas me jõuame küsimusteni ka sellepärast, et... Võiks ju jõuda, et selles mõttes, et inimesed kirjutavad, mehed ja naised ja minu arvates sa oled ikkagi inimeste selline rollimudel, et kuni selleni, et minu arvates küsiti üks hetk seda, et Anu, kas sa tahaks õppida mingi uue eriala, näiteks käsitöö, et sa tahaks olla, ma ei tea, aednik, pottsepp, maaler. Kuule, praegu on hästi moes, milleks kõik hakkavad, kes muidu ära tüdinevad erinevatest asjadest, näitlejad, lauljad,
kunstitegelased kogemusnõustajateks kõik hakkavad kangesti. ma arvan, et sul on kogemusi ju metsikult, sa võiks milles iganes olla kogemusnõustaja. Teeme äriplaani sulle. jah, mulle kogemusnõustaja amet sobiks, et ma ilmselt jaksaks kuulata inimesi ja ma arvan, et mul oma elukogemuse põhjalt oleks ka kogemusi jagada, et päris elust siis. Aga siin on üks meesterahvas küsinud mu käest, et ja ma lugesin selle küsimuse eelmises saates ka ette, et milline on olnud sinu kõige riskantsem otsus, mille sa oma karjääri jooksul vastu võtnud oled ja kuidas see sinu elu muutis? Ma mõtlen seda, et mis asi see karjäär on, et kas karjäär on ka see, kui ma tegin nagu enda jaoks partii, leidsin hea partii, öeldi vanasti. No see on ka karjäär võib-olla. On või? Jaa, no rikas mees, eks ole. Ja. Seda võib karjääriks nimetada? Me täiskasvanud inimesed võime teha, mis me tahame, et ma arvan, et kui mingi 18-aastane selles või mingi muu tegelane sellest nagu südari saab, see on tema probleem ju. Aga sa arvad, et see oli riskantne otsus? Jõuka mehe leidmine, aga ma ei teinud seda taotluslikult. See lihtsalt läks nii? See kukkus lihtsalt niimoodi välja. Aga võib-olla riskantsem otsus selles mõttes, no ma ei tea, ma ei tea, kus see karjääripiir jookseb, see on natuke udune minu jaoks. Et võib-olla riskantsem otsus on ikkagi see olnud, et sa otsustad ühel hetkel, et sa lähed siit ära ja siis ei olnud piirid vallas, me elasime Venemaal on ju. Ja siis sa teed noore tüdrukuna sellise otsuse, et sa põgeneda ei saa, kummipaadiga sa üle ei lähe, sa oma võimete piire sa ju tead, et siis kui teised riburada pidi, no mul oli venelannadest sõbrannasid näiteks toonases Leningradis ja eks need ka natukene õhutasid ja et see abiellumise teema oli siis äraminemise teema ja noh, see on riskantne, sest ma olin ka nii loll, et ma võtsin esimese ettejuhtu, ega mul ei olnud siis aega valida ja ka rumal. Kus sul kiiret oli? Ei tea, no vaata oli kiire, sõbrannad läksid ees minema, kõik kuidagi, vaata tuleb see hetk, nüüd ma teen selle ära, selle otsuse võtan vastu, sa krabad esimese ettejuhtuva mehe, räägid talle kõik ausalt ära, ütled, et sa tahad siit minema saada ja siis tema vaatab ka suurte silmadega otsa ja ütleb, aga miks mitte, ja see tundus nii lihtne. Et ja kui sa veel vanematele ei räägi sellest, siis kes kindlasti oleks, siis ma ei tea, mida nad oleks, ma ei tea, kas mu ema oleks suutnud mind mõjutada mitte minema, vaevalt küll, ma arvan, et lapsed teevad kõik asju vastupidi. No ma arvan, et äkki oleks ikkagi suure armastusega. Ei, ma ei usu seda, aga ma ei rääkinud ka, et lihtsalt tegin selle otsuse, nagu abiellumiseks läks, no siis said muidugi teada ema ja kõik muud tegelased, aga see on riskantne otsus, et jumala pärast, et tänapäeval ju noored inimesed abielluvad elamisloa pärast samamoodi. Ma olen noortest vaestest üliõpilastest Tartust ja ka Eesti kodanikud abielluvad sellepärast, et kõigile elamisluba anda ärilistel eesmärkidel, mis ei ole ka väga tore. Just seda tehakse siiamaani ja siis lõpuks ollakse selle jama sees, et ei leiagi oma seda kaaslast või kaasat üle suure laia maailma, eriti kui ta on kas Indiast või laiast Hiinast või Mehhikost ja sa ei saagi lahutatud, mõtle, kui õudne see on tegelikult. Ja minul juhtus selline asi, kus juures, et ma olin ju, eks ole, esimese mehega abielus, siis mul oli, siis lahutasin, eks ole, enda arust lahutasin, siis pidin Rootsi edasi minema, mis oli järgmine mees ja siis kolmas mees. Mul lihtsalt juhtus Eestis nüüd aastaid hiljem, siit on võib-olla nüüd 5 aastat tagasi tuli see ilmsiks. Hakkasin, täiesti kurioosne juhtum, hakkasin minu naaber, minu suvekodu naaber tahtis, et ma tahtis oma krundile või oma majale ehitamiseks laenu võtta ja kuna tee, mis jookseb nagu minu maadest läbi tema maadeni või majani oleks jooksnud, on minu oma, siis temal oli siis kõikide naabrite nõusolekut vaja, eks ole. Ja siis loomulikult tuli minu käest ka küsima, mina ütlesin, why not on ju,
et teeme ära, jumal tänatud, et ma ei pirtsutanud, vahel ma olen niimoodi, et löön käega ja ütlen, et lõpeta ära, tead, et nalja teeme, et ma ei lase siin nüüd, meil on tee, külavahe tee ju. Et ma nüüd ei, et ma istun üks päev kaksi raksi sinna keset teed ja ütlen, sa ei lähe siit läbi või sa ei sõida siit oma autoga läbi või noh, et ei juhtu. Aga ma saan aru küll, pank nõudis seda, et kõik naabrid peavad nõus olema. Ja siis jumal tänatud, sellepärast, et ma olin juba siis ka 3. abikaasast juba lahutatud ja siis tore, lähen lihtsalt mõtlen, et see on täielik, lihtne protseduur, mingi allkirja alla ja tehtud. Ja äkki jurist ütleb, et oot, et mis mõttes, et siin paberites seisab, et sa ei ole ametlikult oma esimesest abikaasast üldse lahutanudki. Vau. Ma ütlesin ka vau, kuidas ma siis 3 korda abielus olen. Et mis ma olen siis kuriteo korda saatnud või et see on ju keelatud selline. Mitme mehe pidamine. Just ei, et Eestis ei ole see ametlikult registreeritud, et sa oled oma esimesest mehest lahutatud. Ma ütlesin, aga kuulge inimesed, et aga ometi on ju, seisab paberites, mul on olnud 2. abielu ja siis mul on ka 3. ja kõik need on lahutatud. Kuidas ma sain need isegi lahutada, kui ma ei saanud esimesest lahutada? Esitasin sellist mängu, nagu ei, paberil on nii, sa ei ole oma esimesest mehest lahutatud. Ja see tähendab seda, ma ütlesin, no ja mis siis? Ja ütlesin naabrile ka, et mine B-punkti, ma ei viitsi sellega tegeleda, see on nii nõme situatsioon on ju. Et hakka veel mingisugusest ammukohat. Ja ma oleks pidanud oma esimese mehega ühendust võtta, kes ei või mind silma otsaski kannatada ja kui see oleks kuulnud, et me ei ole lahutatud, sa jumal, ta oleks rõõmust käsi õõrunud ja öelnud, nüüd ta saab mulle taha keerata. Et ma kujutasin siis situatsiooni ette, kuidas ma pean taga ühendust võtta, rääkima sellel teemal. Ja ma ütlesin, ma loobun kogu sellest naljast ja jurist ütles selle peale, aga kui suga peaks midagi juhtuma või sa ühel päeval tahad seda oma maatükki müüa või maja müüa, siis tuleb välja, et sa ei ole lahutatud, osa sellest tükist kuulub sinu esimesele mehele. Ma ütlesin, et see on juba väga põnev jutt, et kuidas see kuula, see on hästi huvitav mingi seaduste virvarr, mis vahepeal toimus. Ja sealt selgus, et üleüldse oli vahepeal, mina ei ole sellest kuulnud, ma ei vaata Riigi Teatajasse kogu aeg, on ju, ma ei loe igapäevast, on ju. Ja ühe mingil aastal oli tehtud selline seadus, et isegi nüüd selgus see, et isegi sellele 3. mehele, kellest ma olin ka lahutatud, oleks ka kuulunud sealt osa. Sellepärast, et mingil hetkel oli võetud vastu seadus, et mina olin küll pandud selle maatüki omanikuks paberites, jah, minu nimi ja kõik, aga oli muudetud seadust ja pidi tulema ainuomanik. See ainu oli sealt eest ära jäänud. Ma ütlesin, oot, et kas see ei ole nagu siis selle notari asi või juristi asi, kes kunagi need paberid teinud ja siis need seadused muutuvad, siis võiks nagu inimesi ka teavitada sellest, et see ainu on sealt puudu, et tehke oma paberid korda on ju aegsasti. See ei, et sa pead ise teadma umbes. Ja ta ütles,
mõtlesin, mis ma nüüd teen. Olin nagu täiesti hädise näoga, ta ütles, Anu, sa pole ainuke, et siin on suured ärimehed ja ma ei tea, mis kõik käinud ja lihtsalt ulgunud sellepärast seal tal laua taga, et ei ole seda ainult seal ees. ja ainult seal ja kuidas need ekskaasad on käsi rõõmust hõõrunud, noh, kui mees on läinud ja öelnud, et me peame korraks veel ühe allkirja panema, sest ja muutma seal selle ainu ja kuidas siis need kättemaksuimulised pitchid on öelnud tutkid sulle, et ei ole midagi ja omi tingimusi hakanud sättima. Ehk siis selliseid seadusi on võetud meil Eestis ka vastu, millest sul ei ole õrna aimugi. Ja ma mõtlesin, et oot, et kuidas ma siis selle lahendan, et okei, siis ma ütlesin, et kõigepealt ma võtsin ikkagi ühendust väestöregisteri keskusega Soomes siis, eks ole. Et kuna ma ikkagi seal olin lahutanud selle esimese abielu, no see oli ka päris suur kadalipp oli, ta ütlesid, et miks sa mehega seda eksmehega ei aruta, siis on nagu lihtsam, ütlesin, see ei ole võimalik, on ju, et mul on nüüd vaja teilt sealt neid pabereid ja no see oli surra-murra seal tükk aega kestis, siis selle sain kätte ja siis oli sellega seoses, et ka viimase mehe puhul pidin mehelt nõusolekut saama, kuigi olin juba lahutatud ja mees on Alzheimer. Ta ei saa, ma ei saanud teda siia tuua, ma ei saanud mitte midagi teha, pidin hakkama otsima eestkostjaid. No ühesõnaga see läks nii keeruliseks ja siis nad palusid mul kirjutada mingi avalduse ja kõik need punktid välja tuua, miks see asi on nagu mission impossible on ju. Nad arutasid seda 3 kuud, ma ei tea, kus Eestis nad seda arutasid ja minu notar ütles, et see on väga 50-50, Anu, ära oota sealt mitte midagi nagu. Sa jääd ilma sellest, et nüüd sa kas oled seotud selle maatükiga igaveseks, ei saa seda nagu müüa ka, sest siis tuleb see pask pinnale. Või siis ma ütlesin, nagu mul mees ära sureb see 3. mees, eks ole, kelle ajal see on ostetud ja seda ainult ei ole sinna ette pandud. Ta ütles, et siis tulevadki välja need eelmised, need tema suguvõsa seal lapsed ja kõik muud tegelased siis ja kes on ka siis osalised seal. See oli nagu nii sürreaalne olukord, see oli nagu täiesti see oli nii imelik asi üldse. 3 kuud kuskil seda mõeldi, vaagiti, kas seda ainult panna sinna või mitte panna. Ma elasin nagu süte peal, see ei olnud meeldiv kogemus. Ja siis keegi kuskil halastas ja otsustas. See on ebanormaalne. Nii et ma inimesed nagu väga soovitaksin sendele praktiline nõuanne paljudele, et kui te olete pikka aega mingi asja omanikud olnud, on see maa või majad või mingi kinnistud, palun vaadake ja te kujutate ette, et te olete ainuomanik. Te olete ainult omanik. Kui seda ainult seal ees ei ole, siis on pees. Et see oli šokeeriv ja see tuli ainult tänu sellele, et naaber tahtis allkirja ja sellest läks selline suur. Ma ei oleks tänase päevani seda teadnud. Et hästi unreal, et muidu teavitatakse meid küll raadio ja tele ja ma ei tea, mis kanalite kaudu. Minu arvates öeldakse, et seal tuleb mingi kriis kogu aeg. Ja kõik imelikud ja pisiasigi 10 korda päevas loetakse meile ette, kas sul on deklaratsioonid tehtud, kas sa oled seda, mis 3., 4. Aga vaata seda ainuasja, seda ei võtnud mitte keegi, mitte kuskil käsile. Aga kuidas sa üldse nagu oled oma suhetest ikkagi väljunud kasvõi omanikuna, mitte ainuomanikuna, sellepärast, et minu arvates Eestis enamik naisi, esiteks nad väljuvad abielludest täiesti rahatuna ja kaotavad oma elujärje, kaasa arvatud igasugused lastetoetused, et need mehed üleöö muutuvad täiesti vaesteks, et neil ei ole nagu mitte midagi maksta. Milles see nagu probleem on, et kas siin on nagu naiste mingi eneseteadvus nii nõrk või ei osata õigel ajal neid lepinguid sõlmida või mis hetkel sa peaksid siis mehele nagu kirglikul hetkel torkama ette abieluvaralepingu või? Abieluvaraleping on sul ju võimalik teha abielludes, aga me oleme kõik nii romantilises hoos ju siis, et ei mitte midagi, meiega küll ei juhtu selliseid asju. Ja mõnel on see ka isu ära võtnud kusjuures. Ma tean paari sõbrannat ja isegi meesterahvast, et nad on tõesti silmini ja kõrvuni ja ninaaukudeni armunud ja siis, kui tuleb see hoohetk ja see viimane step, et võiks selle keegi lähikondlastest kasvõi on soovitanud, palun tehke see abieluvaraleping ära, et see igaks juhuks on.
oh ei, meie ei tee, no võib-olla teine pool, üks pool siis, kellel on need tugevamad mõjutajad, on siis targem ja ta ikkagi ütleb, et ei, me ei saa kahjuks enne abielluda, kui meil on see abieluvaraleping tehtud. Ma olen näinud inimesi, kes jätavad abiellumata, sest teine pool ütleb, et sa ei austa mind, sa kahtlustad mind, sa ei ole minus kindel, see on solvav, ma ei suuda sinuga pärast sellist suhtumist koos olla ja see on pelgalt selle abieluvaralepingu pärast ja ma ei teagi, kuidas seda teha nagu kiisu-miisu, mäu on ju, et mis hetkel seda teha, et see kukuks nagu välja nagu hästi. Siin ei ole hästi, sellepärast, et see on solvav. See on päriselt ka näiteks solvav, et me ju ometigi abiellume ja kõik me arvame, et me elame forever happy kuni surmani. Aga, no ei ela ju, pooled abielud lahutad. No jaa, aga mõtle, kui õudne, kui see on, kui sel hetkel, kui sa oled armunud, kui sa pead selle peale mõtlema, kas ei võta natuke paar kraadi maha sellest, isegi sellest toredast pulmapäevast. Sest mina mäletan minu see üks meestest, esimene mees, loomulikult ta tegi õieti, on ju mingi Nõukogude Liidust tulnud tipšikuga siin abiellus. Ta oli esimene asi, tal oli, mäletan, et enne registreerimist ta sõitis sisse meie koju ette teatamata 3 sõbraga. Paberipakk oli käes, viskasid lauale, allkirjad alla, No mina ei saa midagi aru, mul vahet polnud, ma tahtsin lihtsalt välismaale saada, paragi nii palju, mul oli vaene hokimängija. Minu arust nad teenivad seal kohati päris hästi. Ma tahtsingi öelda nii, et tark mees oli. Aga ma mõtlen, et kui ma oleksin olnud tol hetkel armunud ja mees täpselt tund enne abielu registreerimist hüppab mulle koju, ilma et isegi oleks eelnevalt kokku leppinud ja viskab selle paberipataka lauale ja ütleb kirjuta alla, sest sa oled nagu sellel hetkel pulmakülalised on kõik kutsutud, kõik on nagu organiseeritud on ju, ja siis jääb see nagu ära, et loomulikult tehakse selliseid asju, aga ma ei tea, mis see on. Naiste puhul ma olen täheldanud seda tuttavate puhul, kes on siis kõigest ilma jäänud. Neid on ju palju, valdavalt jäävad naised ilma. Ja tead, mis juhtub? Nad väsivad ära, nad lähevad oma õigust nõudma. Sa saad ju tõestada, ega siin ei ole täna ju midagi ilmvõimatut. Sa näed, palju mehel oli enne raha, firma töötas hästi, kõik oli laes ja siis äkki mehed kus juures, seda ma võin ka teile hoiatada. Mehed aduvad ära, et midagi on juba nihkes või naised ka ju tajuvad ära. Ja hakkavad vara kõrvale ja nad hakkavad seda väga varakult tegema ja väga osavalt tegema. Ja mina soovitaksin silm juba sellel peal hoida, sest mingid imelikud käigud hakkavad varaga toimuma. Aga me ei taha seda uskuda. Mõtleme, et see ei ole võimalik ja mees võib-olla ka põhjendab, et see on praegu finantsiliselt hästi oluline. Ma seal teen mingisugust asja, mis on, sa ei saa sellest nagu nii aru. Vaat sellist asja, kui sulle öeldakse, sa ei saa sellest nagu nii aru, siis tõuse kikivarvukile ja ütle, aga ma tahan päriselt teada. Ja kui sa ikkagi ei saa aru, siis sa võtad kellegi abiks. Tänapäeval on ju kõik võimalik ja lihtsalt süüvid nendesse asjadesse, et sa ei löö käega, sa ei mõtle, et tead, ma ei viitsi sellega tegeleda. Kui see hetk on käes ja sa avastad, et nüüd on see lahutus ja mehel tõesti ei ole midagi, siis te olete seal kohtus ja siis sa räägid seal, et aga oot, 2 aastat tagasi ja 3 aastat tagasi, võib-olla isegi pool aastat tagasi, kõik oli nagu olemas ja ma tean täpselt, et tal on, aga ta on kõik selle ära kantinud seal sõpradele, sugulastele, kõik oma varad, et sa räägid selle ausalt ära, ma olen seda kõrvalt näinud lihtsalt. Ja kohtunikud on nagu pimedusega löödud, nad ei saa aru, ma ütlen, kuidas tänapäeval ei saada aru, meil on pangaarved, meil on kõik asjad on ju võimalikud, digitaalselt ju on olemas, sa võtad ju kas või viimase 10 aasta asjad kõik välja, sa ju näed, kuidas, mis firmas on kõik liikunud ja järsku on firma pankrotis, järsku tal on kõik läbi nagu null, mitte midagi ei ole enam. Aga see on sul ikkagi ka võimalus nagu kogemusnõustajana karjääri alustada, kuidas abielluda miljonäriga ja lahkuda vähemalt 500 000 Just, et ja pluss naised aetakse seal kohtus, ma tahan selle ka ära mainida, nad aetakse nii viimse piirini, nad alandatakse nii rämedalt seal, alandatakse neid, et seal ju nõutakse mõlemalt poolelt neid kulusid. Ja ma tean naisi, kellel on kohtusaalis öeldud, aga mis mõttes
sinu juuksuriarve on 80 eurot näiteks või 110 eurot, võetakse naisel kõik panga väljavõtted ette, on ju. Et see ei ole normaalne, aga mehe puhul nagu selliseid asju ette ei heideta. Või et sa, issand jumal, vaadake, noh, see on nüüd mehe kaitsja siis, eks ole, ütleb, või vaata, eriti kui te hakkate laste üle veel vaidlema, et kellele laps jääb, siis naiste puhul koogitakse ka välja see, te ostsite eelmisel nädala 2 pudelit veini. See ei ole nali. Naisel loetlaksite kõik need asjad ülesse. Sa tunned ennast seal joodikuna, sa tunned tegelikult ennast laristajana, lõpuks sa tunned ennast ka litsina, ühesõnaga kõik asjad ja naine tambitakse nii madalaks, et naine loobub. Ta ütleb, ma ei taha seda kadalippu rohkem edasi teha, ma ei taha seda kannatada. See on piinlik, see on häbiväärne ja siin tuleb see murdumise punkt ja nad annavad alla. Ja mehed teevad juhu, hurraa. Sellepärast nad teavad, et noh, naine on empaatsam, on ju, see nagu noh. Aga miks see nii on, sest tegelikult enamik kohtunikke on ju ka naised. Ma ei saa aru, see on äärmiselt tülgastav ja kõige julmemalt ma vaatasin, olen vaadanud veel käituvad, meestel on ju ka naisadvokaatidest kaitsjad ja vot need naised on alles bitchid, sest nad teavad kõiki naiste keerdkäike ja kõiki selliseid väikseid nagu nihkeid. Need on nagu veel kõige hullemad, mis minu jaoks tähendab seda, et naise kõige suurem vaenlane on alati teine naine. Jätke seda endale meelde. Et siin ei ole mitte midagi. Meeste rahvale ei tee kunagi nii. Ta tuleb jah, lööb sulle võib-olla rusikaga näkku või makku või munadesse, vahet ei ole, aga ta teeb selle korra ära ja sätsid. Nad võivad pärast sõbrad isegi edasi olla. Aga naised ussitavad nii kaua, kui nii sa oled läbi näritud nagu mäda õun. Et see on hästi kurb ja ma ei saa aru, mis naistel viga on. Siin on kivi nagu naiste kapsaaeda. Me vihkame teisi naisi. Me kadestame neid ja me oleme nende suhtes väga käitume väga alatult. Aga kas see on kuidagi teistmoodi Soome ja Eesti naiste vahel kuidagi see õelus? See on hea küsimus. Ma mõtlen, mul ei ole Soome naistega nagu nii palju jagada olnud, et võib-olla kui siis ainult mehi. Aga seal oli ka huvitav nüanss oli see, et kui ma Riistometiga kunagi tuttavaks sain, siis vaata, ma olen rääkinud ainult sellest etapist, on ju, kui me saime seal, kuulake meie eelmiseid podcaste. Rootsis tuttavad. Jah, et Rootsis ja Turu linnas siis, kui ma käisin antiigi- ja kunstimessidel ja siis, kuidas ta seal üritas mind moosida. Aga tegelikult me olime, selle ma olen unustanud rääkimata, et tegelikult me juhuslikult kohtusime aastake varem ühes Helsingi ööklubis. Ma tegelikult elasin Rootsis juba vist ja ka või olime Helsingis, ma ei olnud veel Rootsi läinud, ma ei mäleta, no ühesõnaga siin me peame mõtlema natukene kronoloogilises järjekorras. Aga igal juhul ma olin Soome sõbrannadega, olime väljas ühes hästi peenes ööklubis ja seal Riistometi tuli mind tantsima, me istusime tüdrukutega baari leti ääres ja Riistometi tuli mind tantsima paluma. Ja hästi šikk oli, ma ei tea, kus peo pealt nad olid tulnud sinna afterpartile smokis ja oma sõpradega olid seal ja hästi kiftid ja hästi šikid olid. Ma istusin seal kõrge baari puki otsas ja siis keegi tuli, võttis mul käest kinni, palus tantsima viisakalt ja siis ma nagu vaatasin ja siis ma vaatasin korraks, oh my god, et ma istun baari puki otsas praegu. Mees on minuga nagu et ta on mulle siiamaani, isegi kui ma istun baari puki otsas, kaen lalla on ju, et ta on natukene lühikese võitu ja ma tegin nagu, ja keerasin sõbrannade poole ja lobisesime edasi. Mille peale üks sõbranna ütles mulle kohe, kas sa oled lollakas Anu või? Mis mõttes sa tegid et see on ju Soome kõige ihaldusväärsem poissmees hetkel. Ja, et ta on seal juba lahutatud ja kõik bla. Et mis mõttes, siis ma korra see oli tore nüanss, et ta ütles seda, on ju. Loomulikult ma vaatasin nagu, jaa, tõesti poistis rikas. Aga see ka nagu, paned tähele, see nagu ei erutanud mind. Ma ei läinud niimoodi, et nüüd ma oleks jooksnud ta juurde. Lähme ikka tantsima. Nii tore. Sorry, mul lihtsalt tead, Aga sõbranna ütles, on ju, et oleks võinud catchida seda.
aga no siis samas teiselt poolt teine sõbranna ütles, et ei, et tead, et Anu, et tead, see ei olnud millestki ilma, et ta on jah hästi rikas, aga tal on hästi ilusad, nimetas seal Soome kõik kuulsamad modellid ja kellega see on semminud seal ja kõik, kes teda on jahtinud kuulsused seal, kellega ta on koos elanud ja aga noh, et ja pluss lisas veel, et ta on ostnud alati oma girlfriendidele siis kas korteri, auto, kõik sellised asjad on ju, et noh, et hea investeering, et siin oleks küll mida nagu, aga ütles, et tead, et võib-olla, et see ei ole hea mõte, et temaga semmida, et kui nad lahku lähevad, siis ta võtab kõik asjad tagasi. Siis ma ütlesin, tead, mis mul tekkis siis või? Seda ma mäletan küll. Mul tekkis selline natuke puhevil tunne. Ma ütlesin, sa raks, selline mees või? Ja siis ma vaatasin külda poole veel uuesti ja mõtlesin, no... Läks prooviks. ei, ma mõtlesin, et ma veel vist ütlesin ka, et kui mina selle venna saaksin ja minule võib-olla seal mingi kabriolett kingitakse, siis ma ei ole päris kindel, et kas see auto selle sama vennani tagasi jõuab. Veel mingi sellise killu viskasin, et aga näed, mis aastaid hiljem juhtus. Et see mu tuli nagu hiljem meelde, et ma olen seda inimest nagu näinud, noh, ta oli ju teistsugune, eks ole, välimuselt ja kasvult ja kõigelt. Oota, aga mida sa siis tegid teistmoodi kui kõik need modellid, kes sulle üles löödi, et sina nagu ei lahkunud nagu sellega, et sul anti tšekk, et aitäh, ma võtan nüüd auto tagasi. Aga me jäime ju kokku ja tema läks ju pankrotti ja ma olin temaga ikkagi koos ju. Et sa nagu tõestasid oma tunde? Ei, ma ei olnud nagu tõestamise asi, ma ütlen veel kord, inimesed ei usu, ma päriselt armusin sellesse inimesesse ära, et see ei ole see, noh, ma ei usu, et ma suudaks päriselt raha pärast. Karl Tannhammer oli väga rikas, hoidis mind väga kuldses puuris, mul oli kulda, briljante, kõiki asju. Kas ma siis tahtsin taga olla või noh, see ei kaalu neid asju ülesse, et ja kui meil läks Risto-Matiga ka juba hapuks, et enam armastus oli muutunud sõpruseks, siis ma ju ka ei noh, ja meil oli juba raha, on ju, ma ei lüpsnud teda või ma ei nõudnud talt midagi või ma ei noh, soome keeles on hea sõna kiristanud teda, et see on kiristama on nagu ma ei tea, ma ei oskagi eesti keeles seda välja väänad, kägistad. Ja kuidagi veel viimast sealt, ei kägistamisega ei ole seal midagi tegemist. Kõlab nii. et kuidagi veel viimast välja pigistanud temast, et nagu ei olnud sellist momenti, et kui ma oleks väga hästi ja lahedalt ja laialt tahtnud elada forever, siis ma ei oleks hakanud karjääri tegema vaikselt siin Eestis või kuidagi ära imbunud. Kui sa mõtled, et ka ajakirjanikuna elamine, mingi ajakirja tegemine, toona ajakirja just tegemine, et see oli ilgelt kasumlik projekt. Kusjuures siis võis see isegi täiesti kasumlik olla, sest noh, praegu need rahad, mida ajakirjanduses teenitakse, on täiesti naeruväärsed. Et aga miks ma istun siis selle puki otsas? Mis sa arvad? Sa mõtled ajakirjanikuna, äkki see meeldib sulle? Aha. Et äkki see pakub sulle äkki see meeldib mulle rohkem, kui elada mõne varaka mehega. Jah, sest võib-olla sa praegu ju võiks täiesti vabalt ka ju niita neid, kui tahaks. Nii, aga miks ma seda ei tee? No miks sa minu käest küsid? Aga seda me arutame edasi oma järgmises podcastis ja kui teil on meile küsimusi, siis skandaalne@delfi.ee võite neid sinna saata. Te olete, noh, ma pean veel kord teid väga-väga kiitma. No, see on imeliselt toredaid pikki kirju on siin tulnud. Ma tahtsin ühte, aga ma ei tea, kus see paber on nüüd. Siin oli kohe lausa kahepoolselt oli üks daam. Ja see on vist siin kirjutanud Birgit. Et noh, ta kirjutas tõesti 2 A4 on täis kirjutatud ja lihtsalt nii huvitav on lugeda, et ta just siin ütlebki, et olen isegi mõlemas riigis elanud ja Soomest täna tagasi. Siin on palju positiivset, ehk ta räägib siis Soomest, maailma kõige õnnelikumast riigist üldse. Ma nägin vahepeal ühte dokfilmi, ma olen nüüd sinuga nõus.
miks just siin elada ning neid punkte tõi Anu väga hästi ka viimases saates välja ehk siis üle-eelmises saates. Aga vaat see matsikultuur on siin ikka tõsiselt sees ja seda vohab igas nurgas, kuhu vaatad. Tõsi, Helsingi kesklinnas sellist asja näeb haruharva. Aga viimati ühes peenes ja mainekas restoranis just sellel laupäeval kogunenud terve maakate paraad. Istusin tütrega ja me olime mõlemad šokeeritud ja siit tuleb. Neid asju on nii huvitav lugeda, et ma tõesti olen südamest andnud, ma päriselt ka loen neid, nii et saatke aga edasi. Ja meil lähevad ju teile loosi kõik need toredad asjad, mis te ainult koogitseme ise ära. Ja. Aga kookidest on kinkekaart. 50 euro eest saab Anu tassikooke vanalinnast. Just. Aga kõiki muid asju saavad meie tänuväärsed kuulajad ja vaatajad omale toredate lugejakirjade eest. Just, ja Termameedi kinkekaart 50 eurot. 100 aastat olen varjul hoidnud, kus ma käin oma iluprotseduure tegemas, see on Termameed. Et saate minna proovida ja vaadata, kas peab paika, aga vaadake mind. Ja siis on Avonilt on siis meigitarbed ja vaata, me mingid testreid ei loosi siin välja, siin tulevad ikka korralikud komplektid, et kõik on nagu päris suured purgid, õli, seal on German Cappuccini ja on imelise pakikese, sellise tutiga Türgi laadse pakikese ja siin on minu arvates päikesetooted, kas siis kunstpäevitus või mida iganes ja siis on ka erinevad iluprotseduurid, mida saab iluidüllist teha. Sel korral on imeline kätekreem, kes kaevavad aias, saavad omale seda kätekreemi külge panna ja muidugi apteegi kosmeetika Babeelt. Ma vaatan, mis kinke. Rullmassaaž, jaa. Mul on meelest ära läinud. Sa käisid ära seal või? Ma olen korra käinud ja massaažiaparaadil Piret, need on pandud Eesti ühe toreda seriaali järgi ja ma rullusin seal tükk aega, aga kuna nad Tallinnas ei ole kesklinnas, siis ma ei ole sinna jõudnud ja võib-olla nüüd ma Pärnus ka nädalavahetusel kindlasti teen seda. Just, nii et ühesõnaga kõik need kingitused on teile, ainult kirjutage meile toredaid kirju ja sellised pikad kirjad on ka oodatud teie mõttevälgatused, et siit tuleb päris toredaid ideid meile endile ka, millest rääkida. Ja kui tõesti midagi väga-väga huvitab, siis kuulsite, tulevane kogemusnõustaja istub siin. Täna ma rääkisin ju väga praktilisi nõuandeid. Minu arvates väga hea, et saab mõelda välja kogemusnõustamise, et kuidas ikkagi väljuda abielust mitte väga vaesena. Siis ma arvan, et Anu seksinipid töötaks väga hästi, Anu stilistika nõuanded ja minu arvates kogemusnõustamist jätkuks. Aitäh sulle, Piret. Ja järgmise korrani. Just. Ja teile ka kallikesed, ilusat suve. Yeah, she's a super girl. Hea tüdruk. Super girls